Tere tulemast tagasi lugema ja vaatlema Luuke evangeeliumi ning mõtleme selle üle, kuidas Jeesus elas, mida ta õpetas, kuidas ta toimis ja millise eeskuju ta meile ka selle juures andis. Eelmisel korral me lugesime Luuke evangeeliumi 5. peatükki ja täna loeme Luuke evangeeliumi 6. peatükki. Ja nende peatükkide vahel üleminekus ongi üks väga huvitav arengulugu. Nimelt Jeesus oma tegevusega peibutas inimesi teda järgima, tema järgi tulema ja mitte ainult nagu selles mõttes, et ta oli ligitõmbav, vaid inimesed märkasid, et temas on midagi enamat. Nad tulid kuulama tema õpetust, nad said abi tema käest tervise poolest ja selle tulemuseks oli see, et toimus suur rahva liikumise sünd. Ja Piibel jutustab 5. peatüki lõpul, et see rahva liikumine ei jätnud Jeesust ordagi enam üksi. Nad kogunesid tema ümber, inimesed tulid ja ootasid, et nad saaksid teda puudutada, sest temast lähtus vägi välja, mis tervendas. Ja loomulikult oli see väljakutseks ka tolle aja religioossele eliidile. Olid need siis valitsev preesterkond või olid need õpetajad nagu variserid ja saduserid oma teoloogiliste erisustega. Nemad nägid, et nende järelt kadusid inimesed ära ja läksid Jeesuse järgi. Veel suuremaks muutus väljakutse siis, kui Jeesus kuulutas kellelegi pattude andeks andmist. Ja see tõstatas teoloogiliselt kõige kesksema küsimuse, kes üleüldse on võimeline patte andeks andma. Ja seejärel, kui ta kutsub enda järgi ja oma jüngrite hulka, oma järglaseks ka ühe mehe, kes on välja tõugatud juudi religioosse kogukonna poolt, kui patune, kui halvaks pandu. Ja ta võtab ta enda järgjaks ja kujundab teda oma apostliks. Siis inimesed hakkavad küsima, et kas ta ei hooli üleüldse kõikidest tavadest ja põhimõtetest, millega religioosne kogukond seni juutlust oli määratlenud ja õpetanud. Ja kui ta siis lõpuks hakkab ka hingamispäeval tervendama, mida juudid pidasid pühaks ja ütlevad, et isegi Jumal ei tööta hingamispäeval, aga Jeesus teeb oma tegusid, siis see kriitikalaine läheb nii suureks, et Jeesus peab sellele vastama. Kõigepealt ta ütleb 5. peatüki lõpus seda, et on olemas vanad ja on olemas uued usuliikumised. Ja vanades usuliikumistes välja kujunud tavad ei sobitu uutesse liikumistesse sellepärast, et uued liikumised peavad olema paindlikud. Ja siit on ka meil õppida selleks, et jõuda inimesteni, kes varem kirikus ei ole käinud, kes ei ole kunagi kokku puutunud kogudusega, kelle jaoks Jeesus on võõras nimi. Kui minna nende juurde oma tavade ja normide ja reeglitega ja öelda, et kui sa neid järgid, siis üleüldse jõuad sa kuidagi Jumalani, siis see on vastupidiselt, kuidas Jeesus toimib. Ta kutsub kõiki enda juurde. Ta annab neile tingimusteta usku, lootust, armastust ja selle kaudu nad mõistavad, et Jumalal on ka nende jaoks midagi varuks. Jeesus toob 2 kujundit. Ta ütleb, et need on nagu vanad nahklähkded ja nad on muutunud kõvaks, nad on jäigad. Nad ei toimi enam nii, nagu varem oleks pidanud. Ja teiseks ta ütleb, et see on nagu vanad riided ja uued riided, et vanu riided ei pea uue riidega paikama, sest vastasel juhul lõhutakse mõlemad. Ja nõnda Jeesus näitab, et see liikumine, mida tema on alustanud, viib oma paindlikkuse ja oma missiooni teadlikkusega ellu suuremat plaani, kui seni on usud ja usuliikumised ja usujuhid märganud ja osanud täita. Ja nüüd selle kõige keskel olles 6. peatükis me märkame, et Jeesus otsustab teha midagi veel. Ta näeb, et see rahva liikumine vajab tegelikult ka juhte tulevikuks. Ja ta võtab aega, et palvetada, et otsida, ta läheb mäele, veetab terve öö palves ja mõtisklemises. Ja kui ta sealt tagasi tuleb, siis ta valib välja 12 meest ja nimetab nad apostliteks. See tähendab, need on tema läkitusmeeskond. Ja ta ütleb, et nende meeste peale ehitab ta selle liikumise tulevikus. Kui sa mõtled täna koldekoguduse toimimisele, kui sa mõtled omaenda toimimisele, siis on väga tore ja ilus ja õige, et ka meie mõjume nõnda, et inimesed tahavad meie juurde tulla. Aga koldekogudus on alati vaadanud kaugemale suuremalt, kuidas kujundada juhte, kuidas volitada inimesi teenima paremini ja tõhusamalt ja sellepärast oleme jaotunud ka kogukondadesse. Et need kogukonnad aitaksid esile tulla ka nendel inimestel, kes võivad kujuneda tulevikus 3D koguduse eestvedajateks.
selle nimel oleme me ka teadlikult panustanud ja me õpime siin Jeesusest, kes näeb seda rahva liikumist ja astub vastavaid samme. Aga nüüd, kui ta on oma 12 juhti välja valinud ja nendega tuleb rahva keskele tagasi, siis ta annab neile ka juhtnööre, õpetusi. Ja selles 6. peatüki lõpuosas me näeme ühte pikemat kõnet, mida piibli uurijad on hakanud nimetama tasandiku jutluseks. Ja see vastandub selles mõttes siis Matteuse evangeeliumi 5., 6. ja 7. peatükis peetud mäejutlusele, et Mattuse järgi, kui ta oma jüngrid on enda ümber kogunud, siis ta jutustab neile ja rahvas tuleb ligi ja hakkab kuulama mäe peal. Aga Luuke evangeelium ütleb, et kui ta tuleb mäelt alla, siis ta annab õpetust ka rahvale. Igatahes mõlemad räägivad samast teemast, kuidas vastata nendele inimestele, kes meid kritiseerivad. Võimalik, et sina oled ka kogenud oma elus kriitikat, isegi kritikaanlust. Seda, et inimesed jälgivad sind ja heidavad ette sulle teatud asju ja toiminguid. Jeesus koges seda kõike ka. Ja kui me loeme Luuke evangeeliumi 6. peatüki 2. poolt, siis esmalt ma kutsun sind üles mõtisklema selle üle, et Jeesus ütleb siin välja neid asju, mis puudutasid teda ennast. Ta ütleb, et kui sind vaenatakse, kui sind kritiseeritakse, kui sind taga kiusatakse, kui sind halvustatakse, isegi kui sulle antakse vastu põske häbistavalt ja solvavalt, mismoodi vastata sellele? Ja on huvitav, et Jeesus ütleb, et sellele tuleb vastata heatahtlikkusega, armastusega, isegi ennast ohverdava teenimisvalmidusega. Jeesus ütleb, et armastage oma vaenlasi, armastage neid, kes teid taga kiusavad, kes teid vihkavad, sest ainult niimoodi saavad nad aru, et tegelikult Jumal on olemas, kes armastab neid kui taevan isa. Me elame sellises ühiskonnas, sellises maailmas, kus sageli ka meie kristlikku eluviisi, Jeesuse Kristuse järgimist ei mõisteta. Pannakse halvaks, kritiseeritakse ja võib-olla isegi kiusatakse taga. Ära vasta samaga. Jeesus ütleb, vasta armastusega. Vasta sellega, kuidas Jumal vastab. Ja mõtle sellele, et Jeesus on seda kõike ise pidanud kogema ja just selleks andnud õpetusi. Teiseks, kui ta on oma jüngrid välja valinud, nimetanud nad apostliteks ehk tema läkitusmeeskond, kes on tulevased koguduse ja kiriku ajaloo juhid, siis ta annab neile juhtnöörid ja viitega sellele, milliseks peavad nemad kujunema tulevikus. Nad on sellel hetkel veel päris tavalised mehed oma elu keskelt tulnud, nii nagu siis Matteus, kes tuli tollihoone juurest või Peetrus, kes tuli kalapaatide juurest. Aga Jeesus näeb neid teistsugusena, Jeesus näeb neid läbi tuleviku pildi. Ja ta õpetab neile, kuidas seda enam olla. Ja Jeesus ütleb, et me keegi ei pea arvama, et me saame ülemaks oma õpetajast. Aga me peame saama selliseks nagu meie õpetaja. Ja see tähendab kõiges, tema mõttelaadilt, tema elulaadilt, sellelt, mida ta oluliseks peab, millist missiooni ta täidab, aga ka mõnes mõttes sellelt saatuselt. Et me ei saa eeldada ja oodata, et meile antakse kõike head nagu kandikul kätte, vaid meil tuleb ise teenida ja armastada ja hoida. Aga lõpuks pöördub ta ka rahva poole. Selle sama rahva poole, kes massidena tema järgi liikus, kes püüdsid teda näha, teda puudutada, temalt abi saada, tervendust saada, toitu saada, kõike seda. Ja Jeesus ütleb, et ma saan aru, et te seda kõike vajate. Aga nüüd kuulake, mul on teile ka midagi olulist öelda. Ja ta ütleb, et kui sa võtad minu sõnad kuulda, siis sa ehitad oma eluhoone nagu kalju alusele, ühele kindlale vundamendile ja elust tulevad raskused, elust tulevad probleemid, aga need ei lammuta sinu eluhoonet. Sinu eluehitis jääb. Aga kui sa tuled minu juurde ja tahad saada siit kõik, mis sul vaja on, aga ei võta kuulda seda, mida ma tegelikult ütlen, iseendast Jeesus oma Jumala olemises, aga ka inimelust ja sellest päästest ja missioonist, mille juurde Jumal on meid kutsunud, siis sa võid kõik saada minult nii nagu kingitusena kätte. Aga ühel hetkel sellest ei ole midagi kasu, sest see laguneb, kui tulevad suured tuuled ja tormid. Ja pangu see meid mõtlema ka ja arutleme selle üle, kuidas enam kinnistuda Jeesusesse, sellesse, kes ta ise on ja mida ta on õpetanud. Ja kuidas siis viia edasi seda liikumist, mitte ainult kaasa tulejana, vaid olla ka juhiks ja saada sarnaseks Jeesusega ja viia selles maailmas täide seda missiooni, mida Jumal on meid kõiki kutsunud. Selle üle nüüd võimegi arutleda, kui me seda piibliteksti loeme ja siit ka enda jaoks midagi täna avastame.